Tervist! Selles videos osalema Eesti meistrivõistlustel Team Sprindis. Eelmine aasta saime hõbeda, nii et see viga tuleb ära parandada. See aasta on Otepää vahetatud lauluväljakuks. See on ka hea test järgmisel kolmapäeval olevale lauluväljaku MK-le. Nii et jah, siin saab Team Sprinti sõita. Esindan siis Karupesa tiimi ja olen teine vahetus seal. Ja nagu näha, siis ma olen valmistunud talvel sõidan rullidega, aga kuna rada pole palju, siis rullid peavad tegema. Lähme nüüd sooja tegema ja lähengi kohe proovin suusad ära. On küll päris libedad asjad. Võtame siit kohe kinni ja lähme siit vasakult. Davai siit, no vaatame, ma lasen lahti. Teeme üks ühes. Ääres on okei, ühel jalal on okei, siin üleval on jumal lappes. Ei ole jah, aga siis see tundus isegi veits nagu kinni. Tuuline on siin Tallinnas ikka mere ääres. Aga jah, nüüd jopega hakkas palav. Aga ei hullu, peabki soojaks saama. Tegelikult täna tundubki raske soojaks saada. Et soojendus on veidi teistsugune kui tavaliselt. Teen ka ühe kiirenduse. Kaksin minti jääb stardini. Väike joogipaus. Riide peab ära vaatama, peab vetsus käima. Sellega pean arvestama. Väga kaua ei ole enam aega. Läheb kiirelt. Põhiosa soojendus tehtud, 8 minutit stardini. Ei, ütleme nii, et tunne ei ole parim. Peale seda 50 on olnud siuke väss sees, võib-olla veits nohu, aga sellest me ei räägi. Jah, tuleb täitsa huvitav võistlus, päris räige sumpamine, vaatad, kuidas naised seal sõidavad ja upuvad ära sinna lume sisse. Aga võistlus tuleb nii-öelda korralik, nii et vaatame, mis saama hakkab. Tunne, jah, siuke keskmine, aga tuleb targalt sõita, algus liiga kiirelt välja ei lähe ja viimane ring siis kõige kiiremini. Nüüd davai, lähme starti. No nii, võtan selle kommentaatori rolli üle siin samal ajal, kui start läks ja seletan kõik, mis selles sõidus siis toimus. Et sõit küll väga pikk ei olnud, aga tegelikult toimus seal päris palju. Aga jah, Team Sprint ehk siis teade, paaris teade ehk siis 2 inimese teade. Minu esimene vahetus startis ja mina olin siis teise vahetuse ankru vahetuses. Siin on siis näha, kuidas kõik 27 tiimi tulevad. See number 3 all on minu paariline Karupesa tiimi kombes, valges kombes, number 3, et selle järgi tunnete ära. Siin ka läheb siis Karupesa teine tiim. Aga jah, formaat oli siis selline, et kuna oli lauluväljakul 650 meetri ring, siis see oli ühe ringi jaoks oli liiga lühike, siis ühes vahetuses sõidad 2 ringi. Kui saad 2 ringi täis, siis annad vahetuse järgmisele ja niimoodi siis kokku sõidab iga üks 6 ringi ja kokku 12 ringi ja mis tiim esimesena finiši jõuab, see võidab. Anname Emaja klubi ees Karupesa tiim teisena. Karupesa tiimis siis Albert Tunn avavahetuse koormat kandmas. Ja kindlasti üheks favoriidiks siin tänases võistluses Tunn ja Himma. Ehk ja esimese vahetuse esimene ring saab tehtud. Kokku on siis 3 vahetust ehk ja meie plaanisime kindlalt, et algus ei tohi üle sõita, et muidu võib siin 3. vahetuses päris raskeks minna ja siin on näha, et tundub, et Albert tegelikult hoiab natuke tagasi, kuigi ema ja meeste tiim siis on nii-öelda käigu peale pannud ja pigem on grupp täitsa pikaks veninud ja 3 esimest on natukene eest ära, aga jah, lähevad siin sellele tõusule, mis tõsiselt nagu see oli pehme ja nagu seal oli väga raske niimoodi, et lihtsalt upud sinna lume sisse ära ja siis suusk jääb kuidagi kinni ja väga kuidagi ebamugav oli seal siis nagu tõusuvariant eriti sõita, et seal vasakul pool oli siuke okei, aga lõpuks ikka seal ei olnud väga vahet, kus sa sõitsid, sest paks lumi on igal pool ja suusk läheb sinna ilusti sisse, aga selles mõttes olud on ikkagi kõigile samad, lihtsalt sellel päeval oli natuke raskem sõita selle paksu lume pärast. Hugo Johannes Nurko on gaasipedali põhja vajutanud. Vaida Albert Tunn ja Hendrik Peterson meeste võistkondades suudavad selle hooga siit kaasa minna.
no kas see on ehk liialt ennatlik, ei tea. Igatahes nurk on teinud vägeva avaringi ja nüüd on vahetuse kord. Hugo Johannes Nurk annab Aleksander Tammele üle. Albert Tunn annab Martin Himmale vahetus üle ning Hendrik Peterson Anders Veerpalule. No nii, mida saame näha siis järgnevas teises vahetuses? Väga hea küsimus kommentaatori poolt ja tema kommentaarid on väga head, nii et jätan ka vahest tema klippe sisse, nii et tänud ka talle. Aga jah, minu SA vahetus algas ja teadsin, et ega siin midagi erilist ei ole. Lähen sõidan oma sõitu, et ei ole mõtet nagu kohe hakata paanitsema ja hakata sinna Emajõele proovima nagu järgi sõita. Et ma teadsin, et see lõpuks arvatavasti juhtub niikuinii. Ja siis sellepärast võtsingi siuke rahulikult, üritasin jah, siukest nagu tugevat tõuget teha ja mitte siis liigselt energiat kulutada ja siin tõusul ka nagu proovisin kuidagi selle lumest läbi saada. Praegu oligi siuke vasaku jalaga saab täitsa hästi, aga parem jääb sinna sisse ja siin on näha ka, kuidas see lumi lendab, sest see jääb sinna suusa peale ja alla ja igale poole ja siis seal ma otsisingi ka siukest paremat poolt, siukest nagu paremat kohta, kus oleks siis sõita ja tegelikult lõpuks ei oldki väga kuskilt ja siin ka läksin sisekurvi ja veits jäi suus kinni, et ega see laskumine ei näinud mul väga siuke ilus välja. Aleksander Tamm on Himma ees vahet veelgi suurendanud, nii et kes oleks võinud arvata, et Emajõe mehed niivõrd vägevalt seda võistlust siin teevad. Igatahes tundub, et Himma on esialgu raskustes. Ei suuda ta seda tempot siin Emajõe tempot vastu võtta ja jõulumeestest Anders Veerpalu peab võib-olla hoopis see mees olema, kes siin jälitama asub. No raskustes ma ütleks, et ma kindlasti ei olnud, pigem kontrollisin ja tegelikult siin ma nägin ka selle Vasbergi osaga ja siukse kohaga, kus sain nagu normaalselt sõita, ma tegin seda vahet kohe kinni, aga siin ringil ma sain aru, et mul ei ole kaikaga midagi korras ja siit, kui nagu väga näha, siis mu parem kaigas nagu libiseb vahepealt alt ära ja ma ei saa sellega tõugata näiteks siin ja oligi nagu mõtlesin täiesti lõpp, mis toimub mu kaikaga, et midagi on valesti ja siin ka täiesti lõpp nagu nagu halb oli sõita, samas nagu ta ei olnud nagu midagi nagu väga hullu, et ma ei hakanud kohe küsima uut kaigast, et ma proovisin selle nagu lõpuni ära sõita, sest ta vahepeal nagu ikkagi pidas, aga pärast sain ka aru, et kulp oli läinud tagurpidi ehk mul seda tera, mis sinna raja sisse nagu minnes siis tõuget aitab teha, seda ei olnud. No nii, liider on vahetunud. Martin Himma võtab siit juhtohjad ikkagi vahetuse lõpus enda kätte, kuid Emajõe suusaklubi Aleksander Tamm ning Anders Veerpalu ei ole maha jäänud ja Emajõe suusad libisevad vägevalt. Väga hästi libisevad järgi siit, nii et saame näha, mida teevad nüüd Albert Tunn ja Hugo Johannes Nurk oma teises vahetuses võistkonna kolmandas. Jah, üritasin mitte paanitseda ja selle sama kaikaga lõpuni tulla ja kõige hullem ei olnud, aga samas mugav ei olnud, et ma teadsin, et mul on uut kaigast vaja. Aga jah, laskumisel oli siuke vahe väike sees isegi, aga see tuldi päris ilusti järgi, et ma ei tea, kas mul oli suus kalvem või mitte või võtsin lihtsalt laskumist halvemini. Aga jah, Albert läks enda teise vahetusele ja teised siis asusid teda jälitama ja siin ongi kohe näha siis kus Albert sõidab ja ma tulin siis enda kaikale järgi, mis oli siin siis kaameramehe juures. Stefo, ei ole see vahe suur, kui Albert Tunn tasub rünnakule. Albert Tunn on teinud vahe sisse ja tundub, et selles rünnakus on sisu. Uue kaika sain õnneks probleemideta väiksed raputused laktaat välja ja nüüd juba oleme jõudnud siis sinna, kus Albert lõpetab enda teist vahetust ja tuleb siis mulle andma, et tegi täitsa korraliku teise vahetuse, et vahe Emajõe ja teiste meestega on juba täitsa korralik, ehk siis jah, sain enda teisele vahetusele minna siukse mõnusa vahega. Himmal ei ole siin puhkust antud midagi, sest et Kivil tuleb 5-sekundilise vahega. Ralf on saanud Stefanilt vahetuse kätte ja nüüd asub põnev heitlus. Mõlemad maailmameistrivõistluste mehed, maailmameistrivõistluste kogemusega mehel. Oligi nii, et see meeskond, kes enne Emajõest oli eespool, see langes tahapoole ja tagant tulid siis vennad Kivilid, kes asusid siis mind jälitama, aga üritasin ikkagi siukese varuga saada siit tõusust üles, kuigi tagantjärgi vaadates siis
liikusin täitsa kiirelt siin ja pulssi vaadates, siis see pulss oli päris laes. Ehk ja sain siuksel huvitaval positsioonil selle enda teise vahetuse stardi, et ei tahtnud teda järgi lasta, aga samas tahtsin veidi tagasi hoida, aga tundub, et panin käigu päris hästi peale, et nii, et kui ma peaksin arvama, siis ma arvan, et mu teine vahetus oli kindlasti kõige kiirem. Kuid jah, sellel vahetusel ma arvan, et midagi ei muutunud, et siuke töövahetus, et SA ja teine koht olid samad, aga ma arvan, et sealt edasi hakkasid siis need vahed veel suuremaks minema ja tegelikult midagi huvitavat ei olegi, nii et lähme nüüd edasi selleni, kuni ma lõpetan enda teise vahetuse ja annan Alberti viimasele vahetusele teate üle. Aga Himma on tulnud ja see vahe on endiselt 5 sekundit. No nüüd Unn versus Stefan Kivil. Viimast korda Unn versus Stefan. Albert läheb siis enda kolmanda viimase vahetusele ja tagantjärgi temaga rääkides, sest ta ütles, et tal oli tegelikult juba päris raske selle viimase vahetuse alguses, et sai natuke SA ja teine vahetus üle pingutada. Ja tiimsprint on selline karm, et see tundub lühike, aga tegelikult see on siuke pingutuse mõttes, sprindi mõttes päris pikk, et seal tuleb jätta siis viimasele vahetusele ikkagi kõvasi jõuvarusi. Aga jah, siin on näha, kuidas Stefan siis läks talle järgi ja tegelikult selle tõusuga ikka meeletult see vahe läheb väiksemaks. Lisaks sinna juurde arvestada seda, et üha raskem oli saada mööda nendest meestest, kes on juba ringiga või kahega maha jäänud ja neid oli päris palju ja igal pool seal rajal. Aga jah, siin mehed lähevad juba laskumisse ja saab natuke suusavahe vaadata, sest tegelikult Albert on väikse vahega seal laskumisel ees, aga tegelikult selle laskumise lõpus oli Stefan tal juba järgi, et tegelikult seal on võib öelda küll, et neil oli võib-olla parem suusk ja meil mitte nii hea suusk, aga eks seal oleneb ka sellest, et kes laskumisse rohkem lükkab ja kes mis trajektoori võtab ja kui madala asendi suudab veel võtta. Number 17 Stefan Kivil sõidab Albert Unnist hoopiski mööda, nii et 5 sekundit on esimese ringiga tasa tehtud ja kas hoopis suudab vennale Ralfile siit edu sisse võidelda. No saame näha, Unn võtab tuulde, see tõus otsustab kõik. Kas selle tõusuga suudab Stefan selle vahe sisse teha või mitte? Siin oli Albert juba tuules ja vaatasin, et läheb päris huvitavaks ja kaugelt vaatasin, et kas suudab seal tuules tal ära püsida, aga teadsin, et ega seal tõusul on tal raske, et ma arvan, et seal kaaluvahe on ka juba mingi 20 kilo, aga lootsin. Ja liidrid lähevad seal tõusule, Stefan paneb käiku juurde. Kas Albert Unn suudab vastata sellele tempomuutusele? Igatahes tundub, et hakkab vahe kärisema ja hakkabki 10 meetrit on vahe juba sees, 15 nagu Petter Nortug omal ajal. Niimoodi käristab ka Stefan Kivil siin konkurentidega vahet sisse. Stefan tõesti sõitis sealt tõusult ikka väga-väga ilusti üles ja mõtlesin, nüüd on vahe sees, et nüüd jääb minu kätesse ainult see vahe kinni sõita ja siis lõpuga ära võita, et Ralf Kivil oli mu vastaseks, et vana olijana ja kogemuse pealt võiksin ju selle ära võtta, aga kindlasti ma teadsin, et see kerge töö mul ei tule, aga tundsin ikkagi ennast enesekindlalt, kuigi nii-öelda enesetunne seal võistlusel, terve võistluse ajal mul ei olnud üldse hea. Stefan on oma töö teinud, 5 sekundiline kaotus on 2 sekundiliseks eduks vormistatud ja mida teeb nüüd Martin Immar Ralf Kivili vastu? Ja minu kätes siis kuld või hõbe, asusin siis Ralfi jälitama ja Vasbergi peal tundsin ennast täitsa kindlalt ja oli päris ilusti sõita ja siin on kohe näha, ma arvan, et ma ikkagi sõitsin seda vahe kinni, kuni tuli see tõus ja sellest tõusust ma olen juba rääkinud, aga see oli päris jube ja siin ma tundsin esat korda, et siin on võib-olla natuke jama, sest selle liigutus ei olnud enam nii hea ja üha enam tundsin, et ma kuidagi vajun sinna lume sisse ja ma ei saa enda jalgu sealt lume seest välja ja ei olnud üldse lihtne, ma pean ütlema, aga tunde poolest ma veel tundsin, et tegelikult ma võiksin veel järgi jõuda, et terve siuke võistluse peale ma ütleks tagantjärgi, et võib-olla sõitsin kuidagi liiga kindlalt, et ka laskumistel ma ei võtnud ühtegi riski, kartsin kukkuda ja sõitsin siuke kindlalt. Samal ajal näeme liidreid tulemas. Kas on juba liidrid? Siin on. Martin Immar on nüüd. Kas on lähemale? Tuul teda saanud ei ole. Ralf tuleb ikkagi 2 sekundilise eduga ja siit tuleb
kõva lõpuehitus. Viimased 500 meetrit algab nüüd. Kas Immal on veel taasaga taskust energiat võtta või mitte? Ja teine ring mul ei olnud üldse enam kerge ja siis hakkasid probleemid ka. Esiteks oligi vahetusalal. Vasaku pool oli nii palju paremini sõidetav ja siis ma ei saanud sinna minna, sest seal vahetas jõulu. Sain temast mööda, okei, asusin jällitama. Siis tuli see tõus ja vaadake nüüd, Emajõe mees läheb täiesti sealt parem poolt vasakule, laseb kivili mööda, on seal vasakul, siis seal on järsku hästi palju inimesi ees, siis ta jälgib, sõidab ülirahulikult ja siis nüüd järsku ta otsustab, et tal on vaja minna sinna vasakule, tuleb mulle ette ja siis oligi, siis ma teadsin nagu, et okei, kivil on läinud, ma ei jaksa ja siis oligi kõik siuksed halvad mõtted peas ja teadsin, et see võistlus on kahjuks kaotatud minu poolt. No veel on tulla see ohtlik laskumine. Liidrid pööravad lõpulaskumisse. Muidugi oli variant, et keegi meist kukub või siis tema kukub ja mina saan kulla niimoodi, aga ega ma ei oleks väga nii tahtnud ka seda kulda ja olin suhteliselt pettunud juba sõidu ajal endaga. Ja tuleb Ralf Kivil eduga siit. Emajõe mehi oli 3 tükki. Palju õnne! Emajõe suusaklubi Stefan Kivil, Ralf Kivil on absoluutselt Eesti meistrid teatesprindis. Milline magus võit ja milline maitseb, aga Martinil küsima 3. hõbe teatesprindis järjest. Oled sa graafiga, oled sa unniga 3. korda hõbedal, aga Emajõe klubi on õnnelik. Ei no, kohutav. Viinlik on väga, aga täna mul ei olnud midagi rohkem anda. Kõigepealt siis Essa vahetus, tunnen teine ring. Kaikega parema käega tõugata ei saa. Mida asja vaat nägin, sest see kulp oli tagurpidi keeranud. Ei saanud tõugata, mis ikka, lähme edasi, vahetsin kõik ära. Teine vahetus ka siuke okei, aga ega midagi erilist, tundsingi lihtsalt tühjana ennast. 3. vahetus Essa ring, jõudsin lähedamale, tundus, et tegelikult on võetav ja teine ring, mõtlesin, et nüüd võtan ja siis jäid kõik ette ja jõudu ei olnud ja teised jäid ette ka, need on need vabandused, aga nii oli. Aga rada on kõigile sama, võib-olla kellelgi jääb vähem kõigi ette, aga tegelikult ma oleks pidanud ikka selle kulla võtma, et jälle hõbe 3. aastat järjest ja Emajõele, keda ei oleks võib-olla oodanud, aga Kivilit tegi teha sõidu ja ei ole midagi öelda, tuleb see hõbe jälle vastu võtta. 2 asja on, millest ma tahan veel rääkida. Esiteks viimase tõusu teema, et sõidu ajal ma ei mõelnud sellele pikalt, sellepärast, et ma arvan, et ma niikuinii ei oleks järgi jõudnud Ralfile, aga nüüd seda videot tagantjärgi vaadates, siis mida rohkem ma seda vaatan, siis seda rohkem ma pettunud olen. Näitan siis uuesti ja natuke räägin sellest siis. Esiteks on see tiim, kes esimesel vahetusel juhtis, nüüd on nad jäänud ringiga maha. Ma saan aru, sa tuled ilusti eest ära, sest liider tuleb. Ta on veel sinu klubist, lähed veel kaugemale. Ilmselgelt tahad enda klubikaaslase ainult head ja seetõttu võidaks. Aga siis sa hakkad jälgima ja su pea ei mõtle enda võistlusele, vaid et kuidas veel saaks enda klubikaaslast aidata, et ta võidaks. Näed, et ma lähen sisekurvist ja siis sa astud enda klubikaaslase kepi peale, kes peaaegu kukub selle nimel, et sa saaksid mulle ette astuda. Okei, ilmselgelt pean mina nüüd muutma enda suunda ja minema väliskurvi. Ja siis kiirstardil oli see, kuidas selle tõusu otsast ta karjus enda klubikaaslasele, et mine paremale, et ta tuleks mulle ette ja blokiks mu ära. Selle jaoks ongi siis tegelikult ju reegel, et kes hakkavad ringiga pähe saama, need võetakse rajalt maha, et nad ei hakkaks siis segama medalite mängus olulistel hetkedel. Aga ilmselgelt lauluväljakul oli lühike ring, ma saan jumala hästi aru ja nagu ilmselgelt me ei olekski pidanud võtma kõiki maha, kes ringi said, siis olekski ainult paar tiimi finiši jõudnud. Aga jah, eks ma olen natuke pettunud ja mitte väga õnnelik, et see niimoodi läks, aga lõpuks jah, eks siis kõik saavad ise otsustada, kui okei või mitte okei see tegu tema poolt oli. Siis ma pean parandama ennast. Ma andsin ETV-le intervjuu ja see ei tulnud nii välja, nagu ma oleks tahtnud. Ma ütlesin. Piinlik, et Emajõe poisid tegid hästi, aga tegelikult me vanemate olijatega oleks pidanud ikka selle kulla ära võtma, aga võib-olla kergemad poisid said sealt tõusult, kus oli paks tumi kergem üles. Ja sellest tuli selline pealkiri, kuigi tegelikult ma mõtlesin, et minul on piinlik, punkt. Emajõe poisid sõitsid hästi. Mitte see ei olnud piinlik, et Emajõe poisid sõitsid hästi. Seda ma ei tahtnud, seda ma ei mõelnud. Jah, medal kaas ja
hõbedane. Ikka veel valus see 5 minti, mis mööda olen läinud, ei teinud paremaks. Aga nii on, nüüd mul on 4 päeva aega või. Nüüd tuleb kolmapäev ja saab siis siin jälle võistelda. Nii et ootan kõiki siia vaatama. Isegi 5 päeva. Igatahes, kui see video välja tuleb, on 3 päeva. Nii et tulge kõik vaatama. Igal juhul vahet ei ole, kui kiiresti ma sõidan. Siin tuleb ülilahe, sest Trondheimist tulles, kui rahvas tuleb kokku ja kõik vaatavad kaasa elavad, siis seal rahvas just on ülilahe olla. Nii et jah, tuleb ülilahe. 19. märts, ootan teid kõiki siia. Nii et jah, praegu, kui video meeldis, like, subscribe ja nägemist. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chaneli kombe. Olen ma puhas, ei pauguta komme, pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chaneli kombe. Ja, ma kõik kaasa võtsin, saab nende kõrvale, nende peale toetada, kui raske on.